Tere kõigile, mina olen Maicel Astur ja te olete vaatamas Asturi astroloogiat. Täna räägime UFC 323 ja võtame ette 3 kõige põnevat fighti minu jaoks ja ennustame, kes lahkub puurist võitjana. UFC 323 toimub 7. detsembril ja esimene fight, millest täna räägime, on Brandon Moreno versus Tatsuro Taira. Brandon Moreno siis tabelis teisel kohal, on ta endine flyweighti champion. Praegusel hetkel tal 2 võitu järjest, võitis Amir Albasit ja Steve Ercegit, mõlemat otsusega. Oma stiililt on ta väga sitke fighter. Ükskõik kui raske on, siis Brandon Moreno tuleb alati läbi suruda. Tema vastane Tatsuro Taira on väga tugev fighter maas, eriti just lukumaaduses, aga suudab ka seista püsti oma. Kõige suurem vahe nende kahe mehel on, ma arvan, see, et Moreno kogemus, ta on fighting tippudega, suutnud tulla championiks, suutnud kaitsta tiitlit, kaotada tiitli ja tulla jälle tagasi. Ma arvan, et see kogemus, see pingetalus, mis tal on, seega mina ütlen, selle fighti võidab Moreno otsusega. Meie co-main event on seekord flyweighti tiitli peale, ehk siis Alexander Pantoja kaitseb oma tiitlit Joshua Vanni vastu. Pantoja kaitstud 4 korda tiitlit, väga tugev fighter maas, eriti lukumaaduses. Viimati kaotas 5 aastat tagasi. Tema vastane Joshua Vann, 24-aastane, 5 võitu järjest, viimati võitis Brandon Royvalli ja Joshua Vanni üks kõige suurem tugevus on see, et tal on väga hea boks. Väga ohtlik, väga hea maaduskaitse, nagu tänapäeva fighterid on. Enamus on püsti väga head ja väga hea maaduskaitsega, nii et kas Pantoja suudab viia Joshua Vanni maha ja kägistada ära? Mina usun, et suudab. Ma arvan, et Vann ei ole veel silmid seisnud sellise championiga, nagu on Alexander Pantoja, nii et mina ütlen, selle fighti võidab Alexander Pantoja lõpetusega ehk siis submissioniga. Ja meie peamatch on rematch ehk siis Merab Dvalishvili kaitseb oma tiitlit Piotr Janni vastu uuesti. Korra juba Merab võitis Piotr Janni, aga Jan ütles, et ta oli sellel hetkel vigane ja ei olnud päris 100%. Merab, nagu ta nicknamegi, The Machine, on täielik masin, see aasta juba kaitsnud tiitlit 3 korda. Nüüd tuleb 4. kaitsmine, 14 võitu järjest UFC-s. Piotr Jan, endine bantamweighti champion, kes ihkab väga tiitlit tagasi saada. Nagu korra mainisin, on juba korra kaotanud Merabile tiitlimatšis, aga oli vigane. Kas see on tõsi või mitte, ehk me seda näen nüüd seekord. Praegu hetkel tal 3 võitu järjest, enne seda oli natuke raskel rajal, ei saanud ennast väga hästi käima, oli tal palju ebaõnne, aga nüüd on minek korralik. Aga siiski, mina Merabi vastu panustada ei julge ja usun, et masin teeb nagu masin alati, ehk siis purjetab 5 raundi korralikult. Seega ütlen, selle fighti võidab Merab Dvalishvili otsusega ja jääb championiks. Ja siin see on, need on minu UFC 323 ennustused, ehk siis ütlen, Brandon Moreno võidab otsusega, Alexander Pantoja võidab lõpetusega ehk siis submission ja Merab Dvalishvili jääb championiks ja võidab otsusega. Mina paneksin oma panused neile 3 fighterile. Aitäh kõigile vaatamast, jätke kommentaaris, mis teie arvate ja näeme järgmises episoodis Asturi astroloogiaga.